Nii, väike mikrivahetus ja tere tulemast esimesse selle aasta, selle hooaja Saame tuttavaks rubriiki ja seekord teeme tiimide eri, kuna meil on esimest aastat tiimid stardis. No siin ühtedega tiim Ojalatega me juba eelmine aasta tegime Saame tuttavaks rubriigi ja täna must paremal on tiim Trupad, ehk siis tõepoolest meil on täna Aravetel tegelikult isegi 3 õe ja venna duot stardis ehk Liivandid, Trupad ja Ojalad. Ja miks minu vasakul ja paremal on Ojalad ja Trupad, ongi sellepärast, sest nad on täna ka ametlikult tiimina väljas. Ja meile ka uus asi, me ei tea, kuidas see tiimide värk välja läheb, aga uurime, et kuidas need 2 õe ja venna tiimiduot on üldse tekkinud ja siis kuna Ojalatega juba eelmine aasta tegime juttu, et siis alustame seekord, alustame Trupadest. Ken, Miia, väga tore on teid meie etappidel nüüd juba regulaarselt näha. Kuidas see idee tiim teha tekkis? No tegelikult paps soovitas välja, et võiksime üks tiim olla. Kuidas teil muidu tiimitööga on, et noh, tavaliselt on see loogika, et siblingud ja õed ja vennad, et te nagu kodus panete üksteisele täiega puid alla, aga siis nagu kui välja tulete teiste vastu, siis nagu olete nagu väga nagu tight ja nagu hoiate üksteist, et kuidas teil läbi aastate tiimitöö omavahel on olnud? No ma ei ütleks, et juhuslikult kõige parem, ta käib väga närvidele. Ken, kuidas sa kommenteeriksid? Ma arvan jah, ma käin talle närvidele. Kas ühesõnaga, kas ainult Ken käib Miiale või Miia käib Kenile ka? Ei, Ken käib ainult mulle. Ei, see ei ole tõsi. Nii, juba on tiimisisesed väiksed küsimuse kohad, aga kui me nüüd selle rajale paneme, siis kas plaanite hooaja jooksul, kui võimalus on üksteist aidata ka? No ma loodan ikka, et jah, et ta ei puksiks nii palju enam, sest et tal on sellega ikka päris palju probleeme. Ken, poksimisprobleemid? Ma ei tea isegi. Ma ei tea, kus Miia võtab selle. No vot, olles ise paljulapselises peres, kõik väga tuttavad kommentaarid. Kas on mingi eesmärk ka tiimi mõttes hooaja lõikes, et päris põnevad tiimid on ümber, et kas lihtsalt vaatate avaetappidel, et kus te olete või olete mingi lõppeesmärgi juba seadnud? No peaeesmärk on lihtsalt, et ma arvan punkte saada, et lõpuks poodiumile saada või kui tuleb. Ken? Jah, ma tahaks ka poodiumile saada enda õega. No see oleks väga tuus igatahes, et ma olen kindel, et me siin kas Ojalate või Trupade topeltpoodiumit see aasta näeme kindlasti ja ka kindlasti Liivandid on siin hea kandidaat. Kaspari ja Agnesega ma juba neid küsimusi eelmine aasta küsisin. Kui kaua te muidu kumbki olete hobikarti üldse sõitnud? No ma alustasin, ma arvan, et üle-eelmine või üle-üle-eelmine aasta hobikardiga Talentides. Nii et mitte liiga kaua. Ken? Mul on samad lood nagu Miia. Et me oleme sama palju sõitnud ja samal ajal hakkasime sõitma. Mida te üldse kardisõidu puhul nagu armastate? Mis see nagu see tõmbefaktor on? Nagu see kiirus ja nagu see võistlusmoment ja see ärevus. Ken? Mul on kiirus ja mulle meeldib nagu inimestest mööda sõita. See on nagu mu lemmikasi. Väga, väga head vastused. Ja kas teil on kummalgi mingeid muid hobisid kardisõidu väliselt ka, millega nagu tegelete? Ma tegelen ka iluvõimlemisega. Nice, see on vist, tegelikult see on üllatavalt levinud connection, et noh, Sebastian Loeb näiteks tegeles ka võimlemisega, et kas sa tunnetad ka, et nagu see keha nii-öelda tundmine, mis nagu iluvõimlemises on ka ja see nagu, no ilmselt see millimeetrite tunnetamine, et kas siin on mingi selline overlap või nagu kandumine nii-öelda, et üks aitab teist? No jaa, ikka midagi aitab, jah. No rajal on igatahes esinemisest näha, et nagu oskused ja tunnetus ja millimeetrite mängus on kõik ilusti. Ken, sul on mingeid hobisid? Ja mul on rattasõit ja mulle meeldib väga jalgpall. Tuus. Mis mussi te kumbki kuulate? Nems. Nice. Ken? Ma üldse ei kuulagi väga palju. Lemmikfilm või sari?
Oh my god, Ready or Not. Ready or not? Ken, ready or not? Ei tea. Ma ei vaata üldse filme ja nagu Väga aus, vaatad Raja Actionit ja soovite kellelegi teha, oh my god, mesilane või? Soovitate kellelegi teha shout-out'i, midagi ise välja tuua? Shout out to Illar Jürgenson. Minult ka shout-out to Illar Jürgenson, Ken? mul ka Illar Jürgenson. Illarile ja nüüd sujuvalt seegvein, et Trupad ja Ojalad, et kui palju te üksteist teate või tunnete või olete kokku puutunud? No talentides mina ikka räägin Agnesega päris tihti. Täitsa juba sõpradeks võib pidada? Ken, kuidas sul? Mina pole üldse rääkinud. No, vähe räägin. Noh, siis nüüd täna ongi selline kontakti tegemise võimalus ja lähmegi sujuvalt siis tiim Ojalate peale. Juba Kasparit ja Agnest eelmisest aastast õppisime ilusti tundma, aga räägime täna siis spetsiifiliselt tiimist, et sama küsimus, et kuidas tiimi idee tekkis, oli lihtsalt, et pulli pärast või on mingi eesmärk ka see aasta? Isa pakkus välja. Tundub, et isad on targad, et sellised head mõtted tulevad. Kas on mingi eesmärk ka hooaja suhtes, et on mingi plaan, vaatate lihtsalt, kuidas avaetappidel olukord tundub? Ma ei oska vastata. Ühesõnaga, et plaani kui sellist ei ole. Lahingus tiim Trupadega, kas on mingit jänest või motivaatorit endale seatud? Ei. Et siis ühesõnaga lihtsalt, et raja peal teete, mida saate, rajast väljas, siis tüdrukud on juba sõbrad omavahel, poisid veel nii väga ei tunne, aga seda jõuab ilusti. Kuidas teil muidu omavaheline tiimitöö on? Kuidas te muidu omavahel üldse läbi saate? No, kui me sõidame kaardis, siis me nagu supportime üksteist, aga kodus, no vahest käib närvi, jah. Väga sarnane. Ma oleks just sama intervjuud teinud nagu Trupadega ka samas. Kaspar, kuidas sa kommenteerid seda? Agnes ütleb mind ka väga vahest. Aga mida Siin väike catch-up sellega seoses, et Agnes väidab, et vahel sa käid talle nagu närvidele veits. No nagu tema ütles, ta käib ka mulle päris palju närvidele. Selge, et siis selline profülaktiline närvidele käimine, olles ka ise suures perekonnast, ma tean, et õdede ja endade vahel see peab olemas olema, aga siis kui nii-öelda välja teiste vastu lähete, siis tiimitöö sujub? Ja ikka sujub. Päris hästi. Väga-väga hästi. Ja kas soovite ise kellelegi mingit shout-out'i teha, kedagi välja tuua? Ja enda isale. Absoluutselt. Teil on haps on teil väga äge, ka võidusõidu taustaga. Ken, Kaspar, sa soovid kelle? Shout out to Georg Kogermann. To Georg Kogermann. Shout out to Georg Kogermann ka. Ja siin veel, Agnes, kuidas laulmisega läheb? Väga normaalselt. Paremini kui on kunagi läinud, jah. Paremini kunagi läinud, nii et rajal teravamaks, hääl ka läheb teravamaks. Täpselt nii. Super luks. Kaspar, mingeid hobisid vahepeal tekkinud, mingit pulli olete teinud, kuidas suvi läks? Hästi läks suvi, aga ma ei ole mingis treenides ega midagi. Mõistlik, ei no paned kõik energia kardi rajale. Ja siis kõikidele, kes siin veel on küsimuseks, et kas need, kes seda vaatavad, siin kõik need 3 inimest, et kas tasuks Corner 1 etapile tiimiga tulla? Jaa, tasuks jaa. Tegelikult jaa. Ja kohe kindlasti. Jaa, kindlasti. Tiim Ojalad, tiim Trupad, suur aitäh selle intervjuu eest, soovin teile pika hooaja jooksul palju edu ja kindlasti saate rajal väga paljudes erinevates kombinatsioonides kokku. Aitäh teile! Nice! Aitäh!